Tere tulemast siis kõiki sellel ilusal pühapäeval siia disainiturule. Olete väga hea aja valinud, järgmine pühapäev teatavasti saab olema ju väga närviline, tuleb kõik need asjad ära pakkida ja läheb väga kiireks. Ja disainiturul on esimest korda niisugune tore asi, et lisaks sellele, et me saame siin käia ringi, vaadata neid tooteid, osta, rääkida üks ühele, et siis sellest aastast proovime lansseerida ka niisuguse väikse nagu jutuajamisformaadi, kus seekord siis 3 inimest saavad rohkem avaldada oma seda maailma tausta. Kell 12 alustame siin Taneliga, kell 1 tuleb Stella Soomlais ja kell 2 tuleb Piibe, kes on teinud DocuShoes. Aga Tanelil on niisugune tore väike slaidishow kokku pandud ja ma annan talle üle. Pärast seda siis räägime natukene juttu ja kui kellelgi on küsimusi, siis saab veel küsida ka. Okei, aitäh. Hüva, meid on siin hästi vähe, aga seda kammerlikku meil on. Et kui on mingeid küsimusi, siis ma ei tea, lehvitage või küsige. Et ma mõtlesin seda, et ma teen midagi sellist, millest oleks disaineritele kasu. Ja räägin põhimõtteliselt ekspordi umbes aastasest projektist, mis on olnud selja taga ja siis kus me praegu oleme ja kuidas põhimõtteliselt Aasiast on saanud põhiline suund. Et kui me teadlikult kuskil 1,5 aastat tagasi alustasime, EAS-i toel sai kaardistatud, alustasime vanast Euroopast, Riia, Kopenhaagen, Pariis, Milano ja see kõik oli hästi kulukas, sai käidud mõnedel messidel, aga kulu oli alati suurem kui tehingute tulu. Vahed olid 10-kordsed umbes. Et kuidagi jõudis teadmine, et kogu see messindus on õudselt kohmakas ja ta ei ole rentaabel, et sealt isegi kui saad mingisuguse tehingu, siis tavaliselt ta ei ole nagu jätkusuutlik ja tundus, et see mudel ei sobi meile. Ja peale seda, aga see andis nagu tohutult hea ülevaate põhjaliku, mul on täna nagu peas on mingi Excel, kõik võivad küsida seda, et kus, mis laadi üritustel, mis laadi edasimüüjad käivad, et me tegime siis põhimõtteliselt Habitare messi, siis Düsseldorfi messi, Berliini messi ja siis ma käisin teistel messidel nagu kaardistamas. Ja juhtus selline asi, et läks kuidagi kuidas öelda, parimad asjad elus on need, mida sa ei oska ette näha. Ja sel hetkel, kui mul oli parasjagu ateljees, mul käivad kogu aeg praktikandid, internid, ja nad on alati kuskilt üle maailma, hästi palju on Euroopast, USA-st, aga igalt poolt Uus-Meremaalt, Taiwanist, Egiptusest, Transilvaaniast, kust iganes. Ja sel hetkel möödunud juuli-august oli mul just 2 Hiina interni ateljees. Juhtus selline asi, et mul on Hiinas juba varasemast üks edasimüüja, kes suhteliselt tal on väike, ta käib mööda nagu turgusid, nagu ma aru saan, aga täitsa kenasti on ostnud nagu väikseid partiisid sisse ja siis kuidagi juhtus selline asi, et augustis üks päev järsku oli veebipoes palju tellimusi Hiinast, mida mul pole varem olnud, see oli mingi anomaalia ja siis ma küsisin oma Hiina internidelt, et milles asi on ja kõik olid üks toode, üks konkreetne toode, kollased kõrvamarjad ja täitsa nagu mingi absurd. Ja siis kuidagi sai nagu õnneks sel hetkel olid mul 2 Hiina praktikanti, kes said õhtul ülesande, et siis nagu välja nuputada, et milles asi on. Ja järgmine päev nad tulid ja esitasid mulle raporti ja selgus see, et okei, siin natuke tagasi vaatas, ma lihtsalt võtsin nagu screenshotid oma sealt WooCommerce'ist, et põhimõtteliselt niimoodi oli möödunud mais või aprillis, kus tegelikult ei olnud üldse mitte mingit veebi eksporti, millest ongi saanud täna nagu väga oluline see ja siis mis toimus nagu sellel augustikuus, et järsku oli anomaalselt nagu Hiina suunal hästi palju tellimusi. Ja põhimõtteliselt asi oli selles siis, et mingisugune Hiina influencer oli ostnud kohalik edasimüüja käest, pannud kõrva ja kuna seal toimub kõik asi hästi nagu massipsühhootiliselt, siis konkreetselt see toode, mul on veebipoes kuskil 500 toodet täna, et nad kõik olid läbi veebipoe navigeerinud ja leidnud selle täpse toote, mida siis kaunitar kandis. Ja siis kuidagi läks käima iseenesest ja see avas nagu täiesti mingid uued uksed, et kuidas võiks läheneda mingile turule. Et ma korra lähen tagasi, et kui näha, et siin põhimõtteliselt Eesti turujärel Hiina tõmbas ennast teiseks, siis ta nagu peale seda ongi stabiilselt olnud kogu aeg, et see Hiina müük viimastel kuudel ei ole nagu langenud veebist.
ja oleme hakanud teadlikumalt tegelema sellega. Et põhimõtteliselt kogu see vana maailma kaardistamine ongi viinud arusaamale, et see on nagu õudselt tihe, õudselt täis ja väga keeruline on nagu ennast kehtestada. Ja oleme hakanud põhjalikumalt, siin on veel sellest Kaunitarist, et ta on ostnud neid erinevaid mudeleid juurde seal kohaliku edasimüüja käest, et noh, see ongi see, et ta on nagu ilmselgelt, ma ei tunne teda, ma ei tea teda, aga noh, tal on see kenas limusiinis on kõrval nagu Birkin bag, mis maksab mingisugune 10 000 euri, et selles mõttes ma ei tea, mis ta neis leidis konkreetses minu tootes, aga igal juhul see on nagu lucky chance ja selles mõttes see kontekst on nagu väga hea ja see nagu viiski, mul need Hiina internetid, kus otsid välja nagu nägid hiinakeelsete hashtagide järgi, et ühesõnaga, kuidas see pall hakkas nagu veerema, et hästi palju inimesed hästi teadlikult hakkasid nagu tarbima just nimelt seda toodet, minu kaubamärki, disaini ja tekibki nagu mingi tribe või sinu nagu, kuidas öelda, mingi fännbaas. Ja nüüd me oleme hakanud üha enam tegevust mõtestama, et kuidas sellega edasi minna. Et kuidas seda kasvatama hakata. Ja nüüd ongi, me valmistame ette, põhimõtteliselt veebipoe me teeme ikkagi, et saab Hiinast sisse kohe läbi oma ukse, kõik avaneb, on nende keeles ja muidugi Alipay peab kindlasti olema juurde liidetud, kui Hiina minna, see on nende kõige enaleviinud makseviis. Seni nad on ostnud põhimõtteliselt PayPali ja krediitkaardiga, PayPaliga nagu rohkem isegi. Et ja noh, siis muidugi kogu see lugu seal kommunikeerida sama Kaunitar, kelle nimi on Milk, et see ja siis teine, kuidas me oleme selle suunalise tegevuse üks teine nagu spin-off ongi siis Nordic Design House Singapur, mille me koos teise 3 brändiga põhimõtteliselt asutasime, avasime. Bonbon Lingerie on nagu eestvõtja, aga siis on seal Liisa Gröber Jewelry ja siis üks väga kihvt Eesti kimono firma. Ja koha peal on olemas siis, see on veeb, praegu suhteliselt basic on see. Ja põhimõtteliselt ütleme nii, et agent Singapuris, millest ma olengi nagu planeerinud, et saabki nagu vahejaam minemaks Aasiasse, sest kohe me jõuame sinna ka, et ülioluline on see postikulude teema, et selles mõttes ikkagi nüüd kuna seal on, ütleme seal agendil on olemas ladu ja põhivalik, siis ta saadab Singapurist Hiina, mitte siit ma ei pea saatma Eesti postiga, mis maksab 12 euri, mida ei saa trackida, millega on hirmus jama. Et see mõttes see kergendab, see vaheladude süsteem on igal juhul nagu nii kaugele tooteid eksportides ülioluline. Ja see on põhimõtteliselt mingi avaüritus, mis oli mingi paar nädalat tagasi väga vahva Runway Asia. Aga põhimõtteliselt ma toon siin välja mingisugused nagu siuksed, kuidas öelda, mingid challenge'id, mis on olnud nagu mis on praegu, ma lihtsalt eile õhtul võtsin need asjad kokku, hästi ülevaatlikult, et üks ongi saatmiskulu, mis on selle veebi ekspordi puhul, et põhimõtteliselt on see, et ikkagi see on täiesti turn off, et sa ei saa panna 12 eurot nagu saatmine, et inimesed on harjunud saama paari euroga, eriti nagu hiinlased, kes põhimõtteliselt, kui sa AliExpressist ostad midagi, see on tegelikult, ma ei saa aru, kuidas see ikkagi võimalik on, aga sa ostad sealt mingi 7-eurise vidina ja siis transport on tasuta. Et ma ei tea, kuidas nad seda asja suudavad niimoodi teha. Et igal juhul Eestis saates, nagu te võib-olla, kes on kokku puutunud, on väga kallis. Kulleritest ma üldse ei räägi, et kulleri teenus maksaks sinna mingi 70 euri, see kõige väiksem nagu põhimõtteliselt ümbrik. Ja siis Eesti Post on 12 euri ja Eesti Postiga said rääkida, kui on Eestist väljas. Ja siis ongi mingi hetk muutus see klienditöö nagu õudselt koormavaks, et inimesed saadavad meile infoaadressile, et ostsime tooted 3 nädalat tagasi, kus need on. Siis teine asi on tollimaksud, mis rakendub siis, millest ma räägin just selles kontekstis nagu edasimüüjate kontekstis, et kuidas öelda, kui me kalkuleerime hulgihindu ja meil räägime ja lepime kokku nagu edasimüüjatega väljamüügihinnad, mis peaksid olema sarnased meie veebipoe hindadega, et siis kuhu see tollimaks tegelikult peita. Et selles mõttes väga lihtne on talis või kaubamajas müüa, et siis on nagu väga selge, umbes põhimõtteliselt 50, pool on kasum, ütleme, pool on sinu hind ja ülejäänud pool on see edasimüüja nagu väljamüügiga seotud kulutused, et kus see tollimaks peites, et tegelikult see on 20%. Ja see ongi osutunud, et me uurime nagu mingeid erinevaid süsteeme, et kas Singapuri kaudu või üldse kui väike kogus, siis on tegelikult lennupiletid odavamad tõenäoliselt või kohale viia. Aga see ei ole väga nagu, ütleme, professionaalne ja jätkusuutlik.
siis väärismetalli teema, see, mis tõenäoliselt puudutab väheseid, ma sellest rohkem ei räägi praegu, siis kaugturundus on ilmselgelt hästi suur challenge, et selles mõttes, kuidas seda kuvandit ütleme, nii lihtne on mul endal siin teha nagu jooksvalt Instagrami ja teisi kanaleid sotsiaalmeedias, aga ütleme, Hiina on just see, et ütleme, Singapur on ju ikkagi põhiliselt ingliskeelne, 2 riigikeelt, üks on inglise keel, et see on lihtne, hashtagid ja kogu see, ütleme, Instagram töötab seal, aga Hiinas on ju kõik enda süsteemid, et seal Google süsteemi ei ole ja neil on kõigile analoogid tehtud ja nad teevad nende analoogidega, näiteks ütleme, kui Hiina Instagramist, kas see on see Baiba või, et igal juhul sellega liitumine, kui sa oled nagu väljaspoolt Hiinat, siis on nagu suhteliselt keeruline, sa pead maksma, nad põhiliselt nad nagu, kui sa oled väljaspoolt Hiinat, sa maksad nagu iga sammu eest, nad teavad, mis on nende turuväärtus ja siis reaalselt nagu Instagramiga liitumine, kui sa tahad äriprofiili, kas see oli nagu kosmiliselt summad, kas 3000 euri aastas umbes äriprofiili, kui sa tahad nagu teha äriprofiilina, et selles mõttes sellega tegeleme ka, aga vahel ma ütlen seda veel, et põhimõtteliselt lõppeski sellega see, et ma võtsin ühe interni nagu täiskohaga tööle endale, kes Hiina tüdruk, kes sel hetkel oli, ta tuligi väga teadlikult, ta tahtiski ilmselgelt saada, ta tuli interniks, ta tahtiski saada nagu tööd ja see sobis mulle, jälle kõik asjad jooksid kokku, et ta nüüd istub mul, selles mõttes on täiskohaga inimene, kes tegeleb siis muuhulgas ka just nimelt selle turuga. Siis kogu see brändingu kontroll, mida on ka, kui oluline see on, et väikse brändi puhul algus ei ole nagu see väga oluline, aga mingi hetk muutub see üha olulisemaks ja eriti turul, mis on nagu ilmselgelt nagu koopiatel põhineb või kus kõige suurem nagu kuidas business on ju ikkagi see, mis on koopia business, siis maksesüsteemid on Alipay ja tegelikult see, ma mõtlen teine tugev nende süsteem, mida me ei ole praegu veel liitnud, on, mis on seotud selle mingi chatiga nagu WeChat Pay'ga vist, jah. Neil on WeChat ja WeChat Pay on, see me proovime ka panna. Siis põhimõtteliselt on disainerina, brändina on nagu need kogused ja tootmine on kindlasti nagu mingi suur küsimus. Siis on see, et kui sa mingile turule, see on nagu päris palju olnud seda küsimust, ma pean ise nagu, või disaineri pead ise välja mõtlema, et kui palju sa oled nõus käest ära andma. Et kui sa oled noor bränd, siis tegelikult tõenäoliselt mitu edasimüüjad tahavad saada sinule eksklusiivsust mõnes mõttes ja teistpidi nad on nõus seeläbi nagu rohkem panustama, et ma olen saanud väga ilusaid presentatsioone sealt samast Hiinast, et aga ma ei ole selles mõttes praegu mitte kellegiga seda teinud, sest et ma kuidagi usun, et okei, et mul ikkagi on nagu, ma suudan veel rohkem. Ja siis ongi see suhtlus kliendiga, et põhimõtteliselt just rääkides sellest Hiinast, et kuna ta on nagu see fakt, et mul on Hiina inimene, kes saab vastata hiinlastele, on nagu õudselt suur abi brändile, sest et see on ikkagi suhteliselt kohmakas ja nad on ikkagi, kuidas jällegi rääkides konkreetsest turust, nad on jube iseteadlikud, näiteks raha teema, et ma ei tea, mingi, nagu ütleme, neil on ju Gmaili aadressid numbrid põhimõtteliselt, kuna see keyboard on teine, siis nad teevad Gmaili aadressid numbritega, mis näeb seda, et jube raske on meele või aru saada, et kes on mingit oste sooritanud. Aga mingi, et mulle tundus, et okei, mingi number nagu kordub. Ja siis ma palusin assistendile uurida seda asja ja siis selgus, ta võttis ühendus, et okei, see oligi mingi hiinlane, kes on tellinud 41 paari nagu kõrvamarja on ju, kuskil 4-5 tellimusega. Siis ma ütlesin nagu, et see on imelik, et aga miks ta ei küsi nagu hulgi hinda, et me põhimõtteliselt saame alates palju väiksema koguse pealt olema hulgi hinda, siis sai ühendust võetud, aga siis ta nagu, siis ta kuidagi nagu, siis ta tahab nagu raha tagantjärgi tagasi saada, mida me muidugi ei tee, aga kõik niisugused asjad, et nad on väga nagu rahateadlikud igal juhul, kui nad näevad, et umbes praegu ka, et kui mul hakkas nagu mingi jõulu alla hindus 20% üle 100 ostu puhul, siis need, kes olid 100-euroseid oste teinud nagu mingi nädal-2 tagasi on ju, nad kõik kirjutasid, et kuulge, et kas te saate meile nüüd raha tagasi kanda. Et, ja selles mõttes nad on, minu kogemusel on õudselt kalkulaatorid. No lihtsalt rääkides kontrollimisest, et see on lihtsalt näide, nagu, mis võib logoga juhtuda, on ju vasakpoolne, täitsa reaalne näide, nagu, et tellisin nagu mingid ümbrik ja siis saatsin parempoolse logo ja siis nad saatsid igaks juhuks kinnitavad nagu üle, nagu, see nagu ümbrik ja peal oli selline logo, nagu, et mida iganes see Smiled for Mogadik tähendab ja et nagu näha, ta on ise joonistanud selle hobo sinna sisse. Et selles mõttes väga raske on nagu selline long distance love nagu, et suhteliselt kommunikatsioonile läheb meeletult suur aur. Ja mingi konkreetne näide, ma oleks tegelikult palju parema foto pidanud enda asjades, ma lihtsalt tegin show pärast nagu mingi telefonipildi, et põhimõtteliselt parempoolne on toode ja vasakpoolne on koopia. Ja me mingit ka see, et kui see nende Hiina keskkonnas
neil on kõik oma keskkonnad ja neil on nagu põhimõtteliselt veebiturundus on meeletu, veebikaubandus on meeletu ja selles mõttes tänu Hiina töötajatele, siis ma saan nagu, neil on nagu, nad navigeerivad seal mõnuga, et see on nagu need poekeskkonna virtuaalselt kuskil nagu suure emapoe alla, kuulavad, kus on nagu näha ja siis ütleme, meie tooteid hakkas pärast seda, kui see Kaunitar kandis neid, hakkas tohutu nagu reaalne nagu mingi koopiatööstus lükati käima ja suur osa neist on muidugi reaalselt nagu plönnid, põhimõtteliselt savist, on ju. Aga kuna me nagu võtsime nagu mingi alguses, me võtsime ühendust nendega, kuna nad kasutasid ka meie fotosid oma veebipoodides ja ütleme, nad on nagu ikka nagu super, kuidas öelda, nad oskavad nagu feigist teha nagu, noh, mingi see on täitsa nagu omaette kunstiteose, põhimõtteliselt seal on ikkagi kuidas nad seal oma veebipoes, nad ikkagi isegi, nad teevad tootest koopia, aga nad avavad nagu kõik tootearengu protsessi ja neil on mingi pildid, kuidas keegi seal midagi graveerib ja siis on ikkagi, nad isegi teevad nagu astuvad mitu sammu tagasi, teevad eskiisid ja et selles mõttes, et kuidas see nagu feikimine nagu usutavaks teha, et see on nagu täiesti uskumatu, mitte midagi pole teha muidugi sellega, et see tuleb nagu täiesti ära unustada, et see ei ole nagu mitte mingi teema, et sa lihtsalt tuleb mõelda seda, et okei, kui nad müüvad 10 000 koopiat, on ju, võib-olla sel ajal mina suudan müüa nagu võib-olla mingisugune 1000 originaali või 500 originaali või 300 originaali, mis minu jaoks on kohutavalt suur kogus endiselt ikkagi. Et selles mõttes nii tuleb mõelda, et mis siis, et koopiatöös ja nad isegi näiteks klõpsuga, on ju, mida ma tootearendusena, ma tahan teha, et toode oleks hästi arendatud, on ju, mul ei ole klõpsuga tooteid, kogu aeg küsitakse. Siis ma mõtlesin, okei, et koopiad on seal klõpsuga, variandid on ju, maksavad mingisugune $8, mis on odavam minu toote materjali kulu sisuliselt. Ja ma põhimõtteliselt võiks teha niimoodi, et ma tellin neid nagu koopiaid ja siis panen oma karpi ja hakkaks nagu originaalina müüma. Et ma tegelikult jääks väga hästi kasumisse. Et ma olen mõelnud erinevaid pankimise süsteeme, igal juhul me tellisime hunniku koopiaid ka lihtsalt nagu huvi pärast, et see on nagu mingi curiosity kabinet, õudselt huvitav kogemus. Aga nagu hästi rahulikult närvi tasu minna, et see on osa nagu sellest, aga ega selles mõttes turg on ikka ju suur. Et see ongi hästi lühidalt, võtsin nagu selle kogemuse kokku, et tehke on abi. Küsige. Seni, kuni inimesed soojenevad, sa alustasid sellega, et sa läksid läbi EAS-i Euroopa turule, eks ju. Ja nüüd sa oled tegelikult teinud ära tohutu töö. Kui palju sul üldse tegelikult abi on olnud, kui palju oskab EAS aidata sellistes asjades, kui palju Eestis seda kompetentsi on, kui palju on teisi disainereid ja kui palju, nagu, kas sellest tekib mingi ühtne, mingi pool, mida kõik saaksid kasutada ühel hetkel? Ja, ma arvan, see on ülioluline point, et selles mõttes see põhimõtteliselt kompetentsi ei ole. Eriti on see, et ikkagi loomemajandus on meil noor valdkond, aga ikkagi spetsiifiliseks minnes on, ütleme see, aksessuaarid, vehe on, ütleme, kas või kui me räägime messidest, see on nagu nii, ma ei saa rääkida, kui ma räägin moeinimestega, neil on hoopis teine arusaam, on ju, kui ma räägin, ma ei tea, naha tootjatega on täiesti teised kohad, et selles mõttes sa oled ikkagi ja teine asi, ehe omakorda pihustub nagu, et on ikkagi hästi suur osa nagu fashion jewelry, see on nagu high-end jewelry ja see on nagu see disainehe, mis on väga väike nagu segment, nagu unikaalne autori disain, mis on tootearendus, innovatsioon. Et selles mõttes tegelikult know-how'd mitte kuskilt ei saa, mis on nagu arusaadav, aga mina olen nagu õudselt avatud muidugi jagama kõike, mida ma olen kogunud selle aastaga, et mul on, ma arvan ikkagi reaalselt, ma ei oska nagu eelarveliselt öelda, et okei, see EAS-i ma olen alati hästi, kõigis asjades hästi nagu lahti ja avatud kõigile, et põhimõtteliselt EAS-i tugi oli mingi 50 000, mis on see ekspordi aasta, ja millest tuleb ise 30% nagu lisaks katta, et see on mingi vist 70 millegagi kokku, et selle mõttes, seal on väga suur osa ju tegelikult minu jaoks, selles mõttes on hiigelsumma mõnes mõttes on ju, mitukümmend tuhat eurot. Et selles mõttes ma arvan, see nii-öelda tühi töö või see raha on tegelikult ikkagi see research on jube kallis. Põhimõtteliselt võibki öelda, et see raha ei ole mulle tagasi ju toonud selles mõttes, et see ongi olnud minu jaoks nagu kooliraha. See ongi olnud research raha, et põhimõtteliselt muidugi oleks mulle keegi mingi vihigu kätte andnud, et põhimõtteliselt tõenäosus on ju, et mingi Düsseldorfi messil, et kuidas, ma ei tea, tehingute ja kulude, et keegi oleks mulle osanud selle kuidagi nagu mingit pidi ette anda, et see oleks nagu see kulu minu jaoks ära jäänud. Et selles mõttes, ja see küsimus, et kas kuidagi see kokku koguda nagu, et ma ei tea, kas
ma mõtlen disainikeskus või kes see on nagu mingi hetk on rääkinud, et võiks olla kas või see, et ütleme messid, kus disainerid on messidel käinud, et võiks olla mingisugune kas või hästi primitiivne infopank nagu, et a la noh, Düsseldorfi mess on näha tõk-tõk-tõk, mis määr olnud on või ütleme see Berliini Premium või kus on, ma ei tea, Iiris Janiver käinud ja Soma oli 1 aasta, et seal on mingid teada, et okei, seal on Tanel Jewelry, Soma, Iiris Janiver, need on käinud seal, et nii et kui sul on mingid mõtted, sa saad võtta ühendust ja uurida, et see iseenesest midagi sellist oleks ülioluline, ma arvan, et see hoiaks, sest see on meeletult kulukas. Noh, selles mõttes ikkagi see, ütleme, Premium Berliini mess, et see boks on mingi kõige väiksem boks, mis on mingi siuke, noh, täitsa mingi 2x1,5, et kuskil 3000 eurot, et siis paned nagu lennupiletid, päevarahad, inimesed, 2 tükki või. Et see on ikkagi 5000 eurot umbes kokku, et see on ikkagi jälle suur raha, on ju. Et selles mõttes, et lihtsalt et keegi teeks nagu mõttetuid kulutusi. Et see on iseenesest väga teema. Ma arvan, see siuke messidele mingi siuke lihtne list, sest tegelikult lihtsalt seda tekstina kirja panna pole nagu väga mõtet, sest see on nii spetsiifiline nagu, et profileerida seda messikülastajat, et jah. Ma arvan, mingi seda laadi asi võiks olla. Ja muidugi ütleme, mida ma soovitan on see, et meie võtsime alati nagu enne messi näiteks sa proovid leida analoogseid brände, kes selle varem on olnud nagu, ja kui nad on väiksed brändid, nad on tõenäoliselt väga sõbralikud, siis sa võtad nagu ühendust nendega ja siis küsid, et kuidas sul oli või mingid hästi niisugused lihtsalt primisid pähe tekkinud küsimusi. See aitab maandada riske kindlasti. Noh, ja põhimõtteliselt on see, et ikkagi see enne iga väljaminekut nagu käia lihtsalt korra koha peal, et see lennupilet ja 1 öö hotelli on kindlasti nagu hästi väike kulu võrreldes reaalse väljaminekuga, et siis sa nagu ostad need läheb mingi 400-500 euri võib-olla kokku, et siis enne kui see 5000 euri kulutuse teha. Täiesti huvi pärast, et see õnnelik juhus selle ühe influenceriga seal, kas sa temaga oled ühendust võtnud, et tead sa, kuidas ta üldse sinu otsa komistas ja mis see taust seal on? See on iseenesest selles mõttes jälle hea, me just nimelt oma selle Hiina turu spetsialistiga, kes mul tööl on, me nagu oleme seda muidugi arutanud, aga seal on tegelikult üks eetiline küsimus, kuna see influencer ostab tooteid minu edasimüüja käest, siis mul oleks probleemi talle, selles, kuna tema minu jaoks nii oluline on ju, panna mingeid uusi tooteid, saadata tal mingi, niikuinii on nagu kõige odavam viis teha turundust on saata tooteid, on ju, minu jaoks, et saada talle mingi 5 või 10 setti lausa, mingi probleem, aga lihtsalt me leidsime seda, et seda me ei saa teha, see on ebaeetiline. Et me tegelikult soovitasime lihtsalt edasimüüjal, et me oleme andnud oma edasimüüjale nagu gift bag mingil määral, et ta ise nagu teeks turundust. Aga me hakkame, kui see jõuluhullus saab läbi, me jaanuarist nagu hakkame teadlikumalt tööle, et siis me hakkame nagu ise ikkagi ühendust võtma. Ja noh, praegu põhimõtteliselt on nagu see inimene on mul praegu 3 kuud tööl, et ta on nagu koostanud seda infopanka nagu. Et me hakkame nagu teadlikumalt sellega tööle. Et põhimõtteliselt jällegi see, et just nimelt disaineri jaoks on nagu toode kõige soodsam viis, et ennast nähtavaks teha. Ja mulle tundub lihtsalt selles mõttes see kogemuse põhjal on see, et nende nagu, kuidas öelda, et selles mõttes see inimeste mass on nii suur, et leida sealt see kas või see mingi 0,0000 mingi protsent, kes on reaalselt siiralt huvitatud mingist uuenduslikust eksootilisest Euroopa disainbrändist on nagu päris suur. Noh, ühelt poolt ongi hästi tore see, et me näeme Aasia suunalt, et nende huvi Euroopa vastu on väga suur, et ühelt poolt nad küll kopeerivad väga palju, aga nad otsivad seda originaali, kuna nende majanduskasv on ka suur ja nad tahavad sinna jõuda. Ja üks omapärane nali oli sellega, et vahepeal muutusid Prantsuse veinid Hiinas väga populaarseks ja mille mure oli siis ühel hetkel see, et Prantsusmaa ei suuda toota kaugeltki sellistes kogustes nagu tegelikult hiinlased ühel hetkel ära tarbiks. Et sa tõid siin ka ise välja, et kas sa oled selleks nagu hüppeks kuidagi mõttes ka valmistunud, et kui kogemata selle ühe inimese asemel nüüd näiteks 5 inimest sellest kirjutab ja sa saad homme 100 000 tellimuse asemel 15 000 tellimust, et kuidas tegelikult Eestis üks on ka väikse tootmise juures, et kuidas see scalability on, oled sa selle peale mõelnud, et kuidas jõuda nagu sellest, et see hüpe tuleb hästi suur tõenäoliselt? Muidugi ma mõtlen selle peale, aga kuidas öelda, praegu on ikkagi see, jällegi
tootevalikut vaadates, et ma olen läinud välja ka, ma olen testinud nagu suhteliselt laia, et üks osa on nagu selles mõttes väärismetall toode, mis on hästi lihtsalt reprodutseeritav, ta on valutehnika, sisuliselt nagu tehas teeb. Et siis tegelikult see kõrvamarja, mida ma tegelikult endiselt ju ise värvin, on ju, seal on ikkagi tegelikult reaalselt see number ees küll, et 15 000 ei olegi täna, ma ei ole kindlasti võimeline seda tellimust täitma. Et ma arvan, nagu selline ma usun väga orgaanilisse kasvamisse ja praegu on meil olnud väga mõnus nagu, orgaaniline, aga siiski päris nagu järsk, et me oleme praegu mitu aastat nagu umbes 200% kasvanud. Ja see sobib mulle praegu ja ma täpselt niimoodi suudan kasvatada ka tootmist, umbes 200-300%. Ja mul üks mõte, mis tekkis veel, et tegelikult Aasia suunal me tegelikult tegime väga põhjaliku researchiga Jaapani turul. Et kui kedagi huvitab see, et selles mõttes me oleme väga palju, mitte väga palju, mingil määral kasutanud Upworki, mis on siis tööjõuplatvorm, mida ma soovitan kõigil kasutada, et kui mingile turule minnes, sealt saab kindlasti kohalik, kõik, mis on nagu põhimõtteliselt online nagu edasiantav, nagu turundus näiteks on, või turu-uuringud, siis seda tegime, see oli suur kulutus meie jaoks, see oli EAS-i selle aasta sees, isegi mingisuguse, mul oli siis ekspordiassistent tööl, väga naksakas ja kihvt naine ja tema Urve Palo oli mingi visiit Jaapanisse, siis ta liitus ka sellega ja see, tal oli 4 kohtumist seal ja kui meeletult tööd oli selle 4 kohtumisega, reaalselt nagu 2 kuud nagu sajad e-mailid ja lõpuks me ikkagi palkasime kohaliku Jaapani agendi, mis läks kokkuvõttes oli ka reaalselt 1000 eurosid nagu, aga ikkagi lõpptulemus on see, et Jaapani turg on nii konservatiivne, nad on reaalselt siiralt vaimustus nagu toodetest ja sellest, et disain brändi taga on reaalne kunstik, nagu, mis nende jaoks on väga suur asi, aga tehingut teevad nad küsivad, kus sa oled Pariisis või kus sa oled nagu Milanos. Et selles mõttes nad ei tee nagu lihtsalt Jaapanis laua taga või veel vähem lihtsalt nagu online, et nad tegelikult, nende jaoks on ülioluline see referents. Et see on ikkagi, niikuinii on üldse nagu referentsi, eksport on alati nagu referentsi põhine väga suures osas, sest sa oled eriti kui sa oled nagu nobody oma kaubamärgiga, siis see Jaapan oli väga selgelt, et nad teevad tehingut seal, et mitte midagi pole teha ja meie jaoks oli küsimus see, et okei, kui me läheme Pariisi, siis kus ma käisin koha peal vaatamas, et see messi, mingi väike, mingi kuskil nurga mingi kuudike maksab, see oli 7000 või 8000 eurot, et lihtsalt me saime aru, et see tehingu väärtus ei saa, et see on väga ebatõenäoline meie jaoks täna, et ma ei ole nagu realistlik, et me jätsime selle katki, et tõenäoliselt me hoiame neid kontakte soojas, aga me ei saanud sealt tegelikult hoolimata meeletust pingutusest ühtegi tehingut, aga kogemus on nagu ülioluline, nagu prognoosimatu, et just nimelt disaini mõttes nagu tundus, et võiks sobida ja sobiski nagu, aga lihtsalt see süsteemi mehaanika ei ole täna meile sobilik. Kas kellelgi on vahepeal küsimusi tekkinud? Põhimõtteliselt ikkagi see, et me oleme praktikantidel, ma eeldan kindlasti mingeid tehnilisi oskusi ja ma ütlen ausalt seda, et ma olen Eestist, on ühe korra üks tudeng korra oli, aga väga okei oli, aga põhimõtteliselt mul on nagu olnud alati välispraktikandid ja kuidagi mulle tundub, et nad tulevad ja nad tegelevad, nad on nagu selles mõttes, nad on täiesti pühendunud, et nagu niisugust praktikat, et nagu mingi, et 1 nädala 2 tundi ja siis mingi päev tunnike ja siis, et see kuidagi selles mõttes mul on vaja ikkagi mingit rütmi, et selles mõttes ta on ikkagi, sisuliselt see nagu nad tulevad täistöökohaga töö on ju, et nad tegelikult on nõnda siin 1-3 kuud siis, et see on olnud üks, aga mingi tehniline baas peab olema, et ma saaks tegelikult anda mingit, kui ma niikuinii ma teen niikuinii tootearenduse sample'id, aga et ma saaks anda edasi mingeid asju, mida ma lihtsalt nagu joota mingil määral, et ma saaks neid asju, ka kunsti asju tegelikult nad teevad ka mingil määral, aga niisugust lihtsamat otsa nagu siis lihvimine, poleerimine, hästi palju erinevaid materjale katsetame, et see on nagu lihtsam osa. Aga ma ütlen hästi palju niisugust tuima taguste liimimist, mingi reaalselt nagu 500 tagust nagu. Et sellist teemat nagu. Aga seni ma olen hästi, nagu see on hästi, see ei olegi nagu, ma ei saa öelda, et see mulle majanduslikult väga kasulik oleks, see mõttes ma maksan enda elamise kinni siin ja kui on väga toredad, siis võib-olla saab midagi muud ka, aga põhimõtteliselt see kuidas öelda, see on nagu pigem nagu ikkagi rikastav lihtsalt inimlikus plaanis, sest tegelikult kui ma palkaks inimese miinimumpalgaga
kes oleks reaalselt nagu tõhusam ja ma tean, et tal on kõik asjad nagu selged, siis ma nagu summa summarum õhtu lõpuks, ma arvan, seda umbes sama nagu kasulikum kui see internide süsteem, aga ta lihtsalt on seni, mul on nagu uudishimu ja energiat, Jakub, et see on lihtsalt olnud õudselt lahe nagu, reaalselt tulevad oma, ükskõik, mingi egiptlanna tuleb, see on nagu super nagu, kuidas ma sellesse kultuuriruumi nagu saan sisse minna. Või mingi Türgi tüdruk läheb tagasi, teeb seal mingit revolutsiooni, kuidas ta mööda sildasid liigub, mingid niisugused asjad, et see on nagu õudselt inimlikus plaanis seni olnud. Aga põhimõtteliselt meil on nagu aplikatsioonide, aastas korra me tavaliselt oleme teinud nagu open call'i ja siis tulevad nagu need aplikatsioonid siis, või me saadame nagu oma põhja, saame vastused ja siis vaatame, ajaline graafik on väga oluline, tavaliselt suvel on nagu hästi palju rohkem, kui on Erasmustel nagu vaheaeg ja talvel on nagu easy'm. Et noh, mingi november kuni jaanuaris ma ikkagi hoiatan inimesi, et kas te teate, kuhu te tulete? Nii, veel küsimusi? Ma küsin lõppu väikse niisuguse emotsionaalse asja ka, mis ei ole üldse tegelikult selle äripoolega seotud, et nädala aja pärast jõulud, kuidas sina tähistad lähedastega, mingid väiksed omad asjakesed? Nüüd südamlik. Et ma olen nagu 1000% jõuluinimene. Ja ma olen ka saanud aru, et kuidagi see ongi minu jaoks, kuidas öelda, ta on nagu traditsioon, see mõttes ta on nagu minu jaoks seob mind reaalselt nagu lihtsalt oma perega, see on olnud kuidagi, nõukaaeg oli kuidagi sihuke, elasime lihtsalt, aga jõuluajal nagu toodi kõik välja ja see kuidagi on jäänud. Ma kuidagi tajun, et see, minu lastel saab olema täiesti teistsugune kontseptsioon ja neil on nagu aasta läbi on nagu asjad olemas ja toit ja nii edasi, on ju. Aga kuidagi see endiselt mind liigutab isiklikult ja põhimõtteliselt meil on hästi, ma ei ole olnud jõulude ajal ühe korra õpingute pärast, olen olnud nagu oma peres, mis on siis ka tädid ja suurem pere, mingi 20 inimest, me oleme alati saame kokku ja jõuluvana ma praegu ei saa mängida, sest et mul on lapsed, aga siis tädimees vast mängib, et jah, ma olen väga jõuluinimene. Aitäh teile!